Saadet toetab Pahv. Pressisektor. Tervist! Alustab Postimehe spordisaade Pressisektor. Oleme eetris igal neljapäeval, et rääkida Eesti vahel ka maailma tippspordist nii, nagu seda meie meelest tegema peab. Särtsakalt ja otsekoheselt. Pressisektor on täna natukene vähendatud koosseisus. Oleme stuudios koha sisse võtnud koos Postimehe spordiajakirjaniku Karl Juhkamiga. Mina jätkuvalt Ott Järvela ja me saade algab. Staar. Eesti spordis on läbi aegade olnud kõige kõvemaks valuutaks ikkagi olümpiamedal. Seda näitavad ka näiteks aastas parimate sportlaste valimised, kus individuaalalade medalid ja eelkõige olümpiamedalid on alati olnud kõvem argument kui muud sorti saavutused spordialadel, kus olümpiamängud äkki üldse see kõige kõvem võistlus ei ole. Nii et kui rääkida hetkel Eesti spordi kõige suurematest staaridest, siis tuleb rääkida kindlasti ja just ja eelkõige kurlingumängijatest Marie Kaldveest ja Harri Lillest, kes on eelmise aasta MM hõbedad, juhivad maailma edetabelit ning võitsid möödunud nädalavahetusel Kanadas toimunud Brantfordis peetud võistlussarja Mixed Doubles Super Series finaalvõistluse 3. aastat järjest. Ehk et on nad olümpiaalal kinnitanud ennast absoluutsesse maailma tippu. Jälle. Ja see on väga hea alguspunkt. Kui rääkida, kusjuures naljakas on see, et kui see järjekordne pressiteade tuli, siinkohal muidugi peab ka kiitma Kurlinguliitu, kes väga asjakohaselt ikkagi hoiab meediat kursis, ütleme meedia jaoks tegelikult ju uue alaga, sest et kuigi kurling on eksisteerinud siin, ütleme, meie alaliit loodi äkki siin 2000-ndate alguses, siis tegelikult see ei ole ju meie jaoks alati pildis olnud ala. Aga Kurlinguliit näeb tegelikult väga tublit vaeva, saates eelteateid, saates vaheteateid, kuidas meie sportlastel läheb. Vaata, et on olemas selline asi nagu see seljaajus mingisugused on ju teadmised või tunnetused. Et näiteks talialade maailmakarikasarjade kalender on nagu tunnetuslikult seljaajus teada. Et novembri lõpus hakkavad peale, välja arvatud mäesuusk, mis hakkab oktoobri lõpus peale ja suusahüpped hakkavad varem, nädal või 2 varem kui kahevõistlus murdmaa ja laskesuusk on ju. Ja kestavad märtsini, et jäähoki MM on maikuus, et kõik sellised asjad on nagu olemas. Aga kurlingu puhul seda seljaaju tunnetust ei ole. Snooker MM algab nüüd paari nädala pärast, kohe siis, kui mutikesed hakkavad karulauku müüma turuväravates. Ma arvan, et Snookeri MM-i koha pealt oled sa üks väheseid siiski, või mitte väheseid, aga vähemuses selles osas, kelle see seljaaju tunnetus on olemas, aga ikkagi. Aga on kurlinguga tegelikult, ja see on minu meelest üldse nagu Eesti spordi, ma arvan Eesti spordisõbral ka, et ta tegelikult ei oska seda järgmist kurlinguvõistlust alati oodata. Kindlasti ei oska. Küll aga mida mina nende teadete puhul oskan oodata on see, et kui seal ei ole vähemalt kirjas poolfinaal, siis on ikkagi tegemist põrunud turniiriga. On see, kui ma tegelikult jõuda tahtsin Kalve ja Lille taseme osas, sest tõesti, eelmise aasta MM hõbe oli selline, tol hetkel me ei saanud rääkida nagu otseselt üllatusest, aga see oli väga selge õnnestumine. Aga kui sa võtad pärast seda toimunud tavalised turniirid, MK-etapid, ega kõikidel kategooriatel ka vahet ei tee, siis ikkagi alatasa sa näed seda, kuidas jälle ollakse kas finaalis, kas jäädakse esimesena finaali ukse taha, et nagu see nivoo ja stabiilsus on neil ikkagi väga selgelt selle aastaga tulnud ja olemas. Jah, just. Ja nüüd see järjekordne võistlus Kanadas, kus väga paljud kõige tähtsamad kurlinguvõistlused peetakse, kinnitas seda taas. Aga meil rubriigi nimi on Staar. Ehk et küsimus on nüüd see, et mida või mis peaks juhtuma, et tegelikult ka Kaldvee ja Lill Eesti spordis, et neid hakataks ka staaridena kohtlema. Aasta võistkonnaks nad mullu valiti, aga mul on ikkagi tunne, et nad ei ole täitsa veel, nad ei ole staarid veel. Ei, ma just, ütleme, kui meie juba ei kohtle neid staaridena, meie kui nagu spordiajakirjanikud siit, sest olgem ausad, kuigi ma julgen öelda, et näiteks Ville Arikese näol meil on ilmselt Eesti kõige paremini kurlingut kajastav ajakirjanik Postimehes, kes mitte ainult ei tee tulemuslugusid, vaid ta läheb ka nagu taktikaliste nüanssidesse väga hea lugu selles, kuidas see võidu ise sai tehtud ümber teiste kivide. Ta läheb nagu väga sisse, aga nagu tegelikult ütleme, et laiem spordiajakirjandus ei saa aru nagu kurlingu põhimõtetest ja kui meie seda suureks ei mängi, siis tavainimesest on seda veel keerulisem oodata. Aga kui vastata nagu küsimusele, mida tuleb neil teha, et saada staariks, siis vastus on lihtne, järgmine aasta veebruar. Ma ei ütle ainult, et mida neil tuleb teha, ma arvan, et siin on nagu selline natukene laiem mõtteviisi muutus vajalik. Et praegu see on nagu selline,
ütleme nii, et mul tunne, et kurlingul on küljes veidikene samasugust sellist märki, nagu oli esmalt ka Kelly Silderul, kui ta tõusis maailma tippu, et noh, mis see ikka ära ei ole, et niivõrd uus ala ja et konkurents on väike ja mis iganes. Noh, tegelikult hakkad protokolle vaatama, ei ole ja hakkad mõtlema või uurid natuke selle kohta, et mis on kurlingu kandepind mõnedes päris suurtes ja olulistes riikides, alustades muidugi Kanadast, aga tegelikult ka Euroopa mitmed riigid, et tuleb hoopis teistsugune vaatepilt esile. Aga see on see teadmine, mille juurdumine paratamatult võtab aega. Üks asi, mis kurlingu nagu kasuks ka otseselt ei räägi, võib-olla see, et kui palju sellesse suhtutakse kui sporti. Ja mida ma sellega mõtlen, on see, et esiteks see harjamise osa, et ma olen kaitseväes käinud, mina tean, mis tunne on harjata 100 meetri pikkust kasarmut. See on väga raske töö. Aga ütleme, tavainimene, ta mõtleb, et see on selline harjaga 2 korda pühkimine, et see ei ole selline intensiivne küürimine, ütleme. See on üks osa. Ja teine pool on siis seesama, mida tuuakse, ütleme, mida snuukrer kunagi kandis, mida tarts hakkab lahti saama, noolemäng, et kui palju sellised oskusspordialad, ehk siis mida kurlingus, kui see viskepool tegelikult on, kui palju nagu see on sport. Et see mõttevis nagu hakkab veidi kaduma, aga tal ei ole sellist, me räägime isegi malest ju veel mõndade inimestega sellega, kas see ikka on sport, kuigi male puhul me saame rääkida kõige pikem ajalooga niisugust mõttespordist, mis üldse on. Et kui juba malel on see taak mingil määral küljes, siis mida eeldada kurlingust? No jah, aga võtame segapaaris kurlingu, kus mängitakse ju sageli ühel päeval 3 võistlusmängu. Ja selle kõige jooksul tuleb hoida vaimset fookust. Seal tingimata nüüd rassima sellised nagu Heiki Nabi stiilis ju ei pea. Aga seda on ka ju Marie Kalb ja Harri Lill rääkinud, et tegelikult see ka füüsiline koormus on seal ikkagi arvestatav, pluss see pidev pingeseisund teadmine, et kuskil ei tohi sentimeetrigagi eksida, et tegelikult sealt kuhjubki kokku kogu see pingeseisund, mis tekitabki siis selle võistluspinevuse. Ega just snuuker ja tarts on selles mõttes väga head paralleelid, et snuukri puhul ka, et ühtpidi, et ei ole füüsiliselt selles mõttes väsitud, et ähki ma ei võta, eks ju. Aga mõtled, vaatad seda pühapäeva õhtust finaali ja mõtled, et nad on mänginud keset päeva 3,5 tundi või 4 tundi, mängivad õhtul teised 4-5 tundi. Kui on täispikkuse, kui läheb viimase freimi peale. Et sealt tekibki see tegelikult siis see füüsilise vastupidavuse nõue või võtame ka tegelikult e-spordi, kus siin Eesti juhtivad e-sportlased on rääkinud, kuidas nad peavad väga palju hoidma hoolt oma füüsilise vormi eest sellepärast, et muidu nad lihtsalt ei pea vastu. See keskendatus kaob ära, sul ei ole see kõige teravam fookus, mis selliste mängude puhul on see, et sa peadki olema kogu aeg kõige värskem, nagu selles mõttes, nagu Virk ja Kraps või Lille laps. Krah. Ning Krahi rubriigis oleme teist nädalat järjest korvpallisaalis, kui eelmine nädal oli põhjuseks Tartu Ülikool Max ja Mooritsa kaotus Riia Zellile või õigemini see, kuidas nad selle all suure eduseisu maha mängisid, siis Riia Zelli on taaskord kohal, suure eduseisu maha mängimine on taaskord kohal, aga klubi on seda puhku teine, selleks on valitsev Eesti korvpallimeister PC Kalev Cramo, kes siis üleeile Nord spordihoones peetud Eesti-Läti ühisliiga poolfinaalseeria otsustavas kohtumises mängis Riia Zelli vastu maha 18-punktilise edu ning kaotas kohtumise 71-78 terve seeria 1-2 ning nagu mina selle mängu kokku võtsin, Eesti klubi korvpalli krahh hooaja 2024-2025 sellega sübenes. Ta kuidagi sobitub sinna kurba mustrisse, jah, sest eriti üks asi on see 18-punktiline, oli 18-punktiline. Ja, 43-25 juhiti teise veerandaja keskel. Just, ja kolmanda veerandaja keskel, või mitte keskel, aga alguses juhiti ka veel 15 punktiga ja siis hops 4 minutit hiljem oli see järsku sulanud 4 minuti peal. Ühel hetkel käis nagu selline klõps ära ja mis need moodsad sõnad on, tuh ja momentum on ju, austades siin eesti keelt natukene. Et see oli... Kaitse ei pidanud ja visked ei läinud sisse. Jah, ja järsku oli kõik mängu hoog oli läinud selli kätte ja nagu seda vankrit ei saadudki enam pidama. Et tegelikult natuke hämmastav on see, et Kalev Cramo viskas nii 3. kui ka 4. veerandil 10 punkti. Asi, mille nad tegid mängu alguses ära 2-30 põhimõtteliselt. Jah, nii oli jah. Aga et ma esmalt käsitlen ära selle Eesti klubi korvpalli krahhi lühidalt, et tegelikult see tuleneb siis tulemustest rahvusvahelistes sarjades. Kui võtta siin need erinevad lõigud rahvusvahelistes sarjades, siis ainsana tegi oma ära Kalev Cramo eurosarjas.
seal jõuda FIBA Europe Cupil teise alagrupi faasi, normaalne tulemus. Ei midagi, säravat, aga normaalne tulemus tegelikult. Pärnu eurosarjas 1 võit, ei rahulda. Keila ja Tartu selles Põhja-Euroopa liigas vastavalt 1 ja 2 võitu 8 mängust, kindlasti mitte rahuldav. Eesti-Läti ühisliigas Eesti klubide tervikesitus, 2 satsi 8 paremas ehk veerandfinaalis, ülejäänud 6 tükki väljas, mitte rahuldav. Tartu ei jõudnud poolfinaali, kindlasti ei lähe ju nende eesmärkidega kokku, Kalev ei jõudnud finaali, ei lähe eesmärkidega kokku. Ehk et ikkagi peaaegu igal rindel jäi oodatud tulemusest puudu. Ja siin on praegu nüüd Eesti klubikorvpallil väga selge mõttekoht, mida tuleb teha teisiti. Sellest me oleme siin saates ka varem rääkinud, et lihtne on see, et rohkem raha on vaja, aga seal raha on alati tippspordis puudu, et seal peab mingeid muid nõkse ja nippe võib-olla välja mõtlema. No alati on see, et tea ka nii-öelda taustsüsteemi, tea muutujaid, tea konteksti. Kalev Cramo puhul väga suur konteksti märk on ikkagi Heiko Rannula lahkumine või siis Indrek Reinboki asempukki tulemine on nagu õigem sõnastus. Ikkagi hooaja teises faasis peatreeneri vahetus. Just, ja selline peatreeneri vahetus, mida tegelikult nagu keegi ei oleks tahtnud teha, ei olnud see, et mäng ei sujunud ja sellepärast on vaja vahetust teha, sest siis sa eeldadki, et asjad läheb paremaks. Praegu justkui kõik läks nii-öelda lepas reega ja siis tuli see sunnitud käik, mis on õige, et Kalev Cramo nii-öelda lubas Rannule ära minna, aga meeskonna jaoks pani see raskesse seisu. Nüüd on see vana hea tõdemus, et abitreenerist minna peatreeneriks on, ma ütleks, et isegi nagu klubisiseselt üks kõige keerulisemaid üleminekud, sellepärast, et abitreener on alati selline sõber. Ta on niisugune filter mängijate ja peatreenerite vahel, ta kuulab ära ühed, ta kuulab ära teised. Alati ei ole. Aga üldjuhul, et ta kuulab ära mõlemad osapooled, ta lepitab neid, ta sobitab neid, ta klatib, ta on selline tore inimene. Peatreener üldjuhul ei ole tore inimene. Peatreener on see, kes kamandab, käseb, poob ja laseb. Ja nüüd Indrek Reinbok... Tema peab tegema neid ebameeldivaid otsuseid, mis teevad mängijatele selles mõttes... eks profimängija saab aru, et otsust ei tehta isiklikust vaatenurgast võetuna, vaid ametialastest oskustest lähtuvalt, aga see ei tähenda, et nad ei võtaks neid isiklikult, kui nad muidugi võtavad. Ja kui sul on pikaajaline abitreener Indrek Reinbokil, kes nüüd järsku on hakanud neid otsuseid tegema, siis see lööb nagu dünaamika paigast ära. Lisaks see vana hea küsimus, et kui nüüd praegu see Final Four, ütleme nüüd, kui pronksi kohtumises ka ei jää midagi näppude vahele, siis hakkab Indrek Reinbok mängima ikkagi piltlikult elu ja surma peale eestikatel, sest kui ta seal ka ei suuda Eesti meistrililt võtla, siis ma arvan, et tema peatreeneri lennukene Kalev Cramo eesotsas jääb väga-väga lühikeseks, sest ta lihtsalt midagi ei ole ühe, spordis maksavad tulemused. Ja, see pronksi kohtumine muidugi, et see reede õhtul toimub, selle mõttekusest ma ei saa absoluutselt aru, ausalt öelda. Äkki on mingi palsam hingele värki? Mina ütleks, tähendab Cramole kindlasti mitte. Ma arvan, kui Ogre äkki sealt pronksi kätte saab, äkki neile on see nagu saavutus. Ma ei usu, et Kalev Cramo saaks öelda, et 3. koht Eesti-Läti ühisliigas on nende jaoks saavutus. Et see on ikka selline nutumaiguga mäng, mis seal reede õhtul nüüd Nord spordihoones tuleb. Ja seal üle õhtul seda mängu koha peal kajastades see saalis toimunud, publiku seas toimunud selline mornuse maad võtmine oli ka muidugi päris, ühelt poolt on ju antropoloogilisest vaatepunktist huvitav jälgida, teistpidi nagu nukker näha, aga see suure edu mahamängimine ja see kokku varisemine, ehk et kui viimasel veerandajal tegelikult seis ei olnud üldse veel kadunud, võrdne seis oli, Kalev võttis time-out'i ja siis superteadustaja Sander Rebane, on ta vist nimi? Ei. See Rebane, kes seal seda... jäin ka vastuse võlgu. Just, kes Kalev Cramo mänge teadustab, koksukoondise mänge ka väga hästi teeb oma tööd. Andis endast seal kõik, et seda saali üles kütta selle time-out'i ajal. Ja ma vaatan kõrvale ja ma näen, et inimesed lihtsalt ei võta vedu. Et kõik olid juba niivõrd närvis või ärevil sellest, et äkki tuleb siit kaotusemotsiooniga ära minna olukorras, kus ilmselt seal vaheajal ja teise veerandaja keskel oli juba ikkagi selline võidulaulud olid juba valmis mõeldud, on ju. Et see oli võtnud ka publiku seas niivõrd maad, et seal tegelikult oligi selline kollektiivne, et meeskond väljakul läks lukku ja publik saalis läks ka suuresti lukku mingitel hetkedel. Väga hea näide. Aga selline asi, vaata, spordivõistlusel on selline võimalus, et võime
tekitada säärast huvitavat dünaamikat selles ühe oma toimumispunktis. Mul hea meel, et sa selle nagu, et publik läks ka lukku tõid nagu sisse, sest Kalev Cramo mängu kinni kiilumisest täna Jarmalt ei ole võtta, aga laias laastus, kui teha väga kiire sünapsis, siis on see, et palli käsitusega on probleem, et Kaugiainen ja Vaaks natukene kiiluvad kinni ja siis ei ole seda kolmandat meest võtta, kes neil natukene koormust ära võtaks ja kui Vaaksi hullu kolmesed ka ei lähe, nagu eelnevatel tänavustel mängudel, siis ongi nii-öelda tulemus käes. Aga sellest fännide kinni kiilumisest, mis see 1.41 on lõppu, kui see Pasun sinna väljakule visati, see on nagu selles suhtes nagu super näide, kuidas ühel sellel samusel loilakal lihtsalt kiilub niimoodi kinni, et ta viskab Pasuna väljakule. Ja nagu kogu see tulemus on ju see, et Sellil oli sel hetkel 4 sekundit ründaja lõpuni. Pasun väljakule, vile kinni, 10 sekundit juurde ja selline järsku 14 sekundit. Antakse 14 jälle. Just, ehk siis nagu sisuliselt oli see päästerõngas vastastele, mitte see, et sa nagu topelt karistasid, sa mitte ainult nii-öelda väljendasid oma frustratsiooni, vaid sa veel andsid nagu vastastele veel selle nii-öelda uue rünnakuja mängimise eelise ka, mis oli nagu erakordselt lollus. Aga selge on see, et noorel Stefan Vaaksul oli eile karjääri üks kaalukumaid mänge, tennise klubi karjääri ja ei tulnud välja. Ikkagi need võtmehetkedel visked ei läinud sisse. Muidugi see kaotus oli tema jaoks isiklikult ka, ma arvan, et oli valus. Aga teile oli tõesti see, et Kalev Cramol ei kerkinud, teisel poole esile mitte ühtegi liidrit lõpuks. Viskas kõige rohkem punkte Severi Kaugiainen, aga tema puhul oli see näha, et see oli nagu päästeaktsioon juba, et see ei olnud selline orgaaniline liidriks kerkimine tolles mängus. Reibas rõõm. Teisipäeval lõppesid Kalevi spordihallis 11 päeva kestnud piljardispordi Euroopa meistrivõistlused, mille jooksul selgus 15 erinevat Euroopa meistrit nii meeste, naiste, ratastoolimängijate kui ka võistkondlikus arvestuses. Eesti 2 kõige tuntumad piljardimängijad Dennis Grabe ja Mark Mägi said mõlemad koduselt EM-ilt kaela pronksi. Grabe seda 14.1 formaadis ning Mägi 8 palli mängus. Ja et kogu lõbu pole üldse veel läbi, vaid juba täna hommikul algasid Kalevi spordihallis nüüd Euroopa karikavõistluste mängud. See on Euroopa karika etapp, see kestab 3 päeva, mängitakse 8 palli. Et kes veel pole jõudnud vaatama, võib minna. Aga miks me oleme valinud piljardi EM-i enda rõõmurubriiki, siis tegelikult on see ikkagi väga vaimustav, kuidas on piljard suudetud Eestis, ma ütleksin ikkagi väga lühikese ajaga, ehitada üles pubi nurgas vedelenud harrastusest täiesti tõsiselt võetavaks spordialaks, mille 2 esindajat, Dennis Grabe ja Andres Petrov, tema on küll snuukermängija, kuuluvad ka vähemalt, ma ei tea, kas nad praegu kuuluvad, Team Estonias olid veel eelmine aasta. Jälle tuleb leida meil alaliit, keda kiita. Ehk siis kurlinguliit sai pai, piljardiliit saab nüüd samamoodi pai. Ja piljardiliidu kauaaegne, tõsi nüüd küll juba endine, aga ikkagi kauaaegne juht Kristjan Kuusik on kogu selle asja ikkagi taga. Ja miks seda nagu paid tuleb nagu eriti rõhutada on see, et Euroopa karikatappi me nüüd korraldame 3. aastat järjest. Seda me oleme varem teinud, aga EM-i siia toomine, öeldi väga hästi välja, et see on niisugune mitmekordne kulu võrreldes Euroopa karikatapiga. Paratamatu, kui üks kestab 3 päeva, teine 11 päeva, siis sealt see kulud tulevad. Aga kui isegi nagu selle kulude kasvu juures, nad nägid pikka plaani, nad ei läinud raha tegema, nad ei läinud seda üritust monetiseerima, seda, et ränk piletiraha ja tulevad inimesed. Ei, kogu üritus on pealtvaatajale tasuta. Mis ju käibki selle pika plaani juurde, et kujundada piljardist, pubispordist järsku pärissport. Et inimene, me kõik oskame piljardiga samastuda, sest me oleme õlleklasi kõrvale seda kõik toksinud, aga et sa saad seda päriselt mängida saavutusspordina. See on väga teadlik, väga sihikindel töö ja see on see, miks tegelikult piljardilt väärib seda aplausi. Ja ma ei ole küll nüüd täpselt selle korralduse rahaliste nüanssidega kursis, aga et püsti panna võistlus, mis on nüüd siis, oli esmalt 11 päeva, nüüd oli 1 päev vahet, tänast alates veel 3 päeva. 15 päeva on konkreetselt Kalevi hallis sees, ilmselt selle võistluskeskuse ülesehitamine 2 päeva võttis vähemalt aega, 17 mahavõtmine vähemalt 1 päev, vähemalt 18 päeva on Kalevi spordihall täidetud piljardivõistlusega. Teadmata täpselt, kas selle üritusega teenitakse kasumit, tuleb ta nulli, on ta mingis väikeses kahjumis, aga kokkuvõttes, et säärane monstrum püsti panna, siis selle jaoks on vaja väga suurt suutlikkust
organisatoorset võimekust, läbimõeldust, suhteid, kõiki neid on tulnud aastate jooksul arendada, ajada, paika panna, et see asi saaks üleüldse seal toimuda. Ja see ongi asi, mida Eesti spordis on õnneks päris palju näiteid heast korraldusvõimest, aga see piljard on nüüd lihtsalt järjekordne näide, mis on seal ette võetud. Ja kunagi sa ei tea ka seda, mis uksed võivad sul veel avaneda, kui sa asju hästi teed, sest et võrkpallis on seda nähtud, korvpallis, vaatame, kui me saame lõpuks selle varbakese sinna finaalturniiri ukse tahele, et nagu neid positiivseid näite kergejõustikus, noorte tiitlivõistluste, ütleme, lagi tuleb ette sellepärast, et meil pole piisavalt suuri staadioneid, piisavalt suure halle, et see on nagu meie häda. Aga korralduks mõttes, nii palju kui tagasised tuleb, on see suusatamine, laskesuusatamine, mis iganes, kergejõustik, ainult kiitust. Ja samas ma nüüd ütleks nii palju, et minu meelest pole ka suuremaid halle või staadione Eestisse vaja. Meil on optimaalsed mahud on tegelikult olemas. Kui Unibet Arena annaks suuremaks ehitada, laske käia, aga täitsa uut mingit halli püsti panna ei tundu küll mõistlik. Aga ongi, et piljardis sama Kristjan Kuusiku juhitud Predatori akadeemia, mida ta veab, on ju endale leidnud partneriks T1 keskuse. Et kui suudetakse leida spordi sees endale sääraseid ägedaid innovaatilisi partnereid oma tegevuse toetamises, siis see ongi väga suur edupoint, et tuleb suuta mõelda kastist välja ja piljard on seda kahtlemata suutnud teha. Ja samas meil on paraku näiteid spordialadest, kes on väga mingites dogmades kinni, ei taha kastist välja mõelda ja siis on õnnetus käes, et miks keegi meid ei armasta ja vaata. Mornmure. Tere tulemast jäähokihalli, kallid pressisektori vaatajad. Oleme siia kogunenud selleks, et pühapäeval ületas Venemaa jäähokimängija Aleksandr Ovechkin legendaarse Wayne Gretzky rekordi, kui viskas NHL-i põhiturniiril oma 895. värava. Sportlik saavutus ei ole midagi selles osas vaielda, need väravad on ta visanud, aga probleem on, ja miks see on meil kõik mure rubriigis, on tõik, et tuntud putinisti Aleksandr Ovechkini seda varju poolt kiputakse Põhja-Ameerikas sootuks eirama. Euroopas tõsi on seda võetud kõneks päris palju, ütleks isegi, et asjakohaselt, aga Põhja-Ameerika otsustas sellest tuimalt mööda vaadata. See on täiesti hämmastav, kui ignorantselt, võtaksegi tahtlikult või teadlikult ignorantselt sellest on suhtutud. Et mul oli ka selline üldine foon Ovechkinist olemas. Olen kursis nende sõbrapiltidega, mis ta Putiniga on teinud, sellest, kuidas ta presidendi valimiste kampaaniale on ta propageerinud, aga nüüd selle sündmuse valguses temast lugu uuesti kirjutada, siis mida mina näiteks ei teadnud on see, et 2014, kui toimus Krimmi annekteerimine, algas Donbassi sõda, siis härra ikkagi osales kuulsas PR-projektis, kus poseeris ilusasti Venemaa riigile ja all oli kirjas, et pääskem lapsed fašismi käest, mis tule taevas appi ikkagi olukorra kontekstis. Me räägime asjast, mis toimus 11 aastat tagasi ja mille osas ta siiamaani pole astunud ühtegi sammu tagasi. Ei vabandanud, ei neid pilte eemaldanud, ei korrigeerinud, ehk siis näeme nagu väga selgelt ära, mis on härra põhimõtted. Ja näeme ka ära, et mis on USA või ütleme Põhja-Ameerika profispordi põhimõtted. Seal on põhimõte see, et see võistkond ei ole klubi. Ta on organisatsioon, mis on äriorganisatsioon, mis teeb äri läbi spordi. See kehtib Chicago Bullsi, Los Angeles Lakersi, Tampa Bay Buccaneersi, New York Giantsi, kõikide pesapalli, kõikide jäähokivõistkondade kohta. Okei, ilmselt oleme nõus, et äkki Toronto Maple Leafsil, Montreal Canadiensil on seal kõige rohkem äkki selliseid kultuurilisi seoseid küljes ja tõsi on ka see, et pesapallivõistkonnad Mets ja Yankees on kuidagi USA kultuurilukku sisse kirjutatud, aga ikkagi, ka need on eelkõige äriorganisatsioonid, mis teevad läbi spordi äri. Ning äriorganisatsiooni jaoks Aleksandr Ovechkin ei ole putinist, vaid on vara. Ta on üks ühik vara, kelle läbi on võimalik anda ärile hoogu. Ja pannakse Exceli tabelisse, et kui me reageerime sellele, palju me raha kaotame, kui me ei reageeri sellele, palju me raha võidame ja täpselt niimoodi on otsused sünnivadki. Ja seepärast võimendatigi kogu seda Ovechkini väravarekordit, mille sündimine oli ette näha, et see mingil hetkel tuleb, võimendati mitte ainult tema koduklubi Washington Capitalsi poolt, vaid muidugi eelkõige tegelikult on selle taga olnud NHL, sellepärast et NHL on saanud selle seljas nüüd ratsutada paar kuud, saab seda rekordit veel müüa mitmel moel edasi, sellepärast et NHL-il Põhja-Ameerikas jätkuvalt on ikkagi
vaja võidelda koha eest päikese all, et kui Ameerika jalgpallil, NFL-il on kõik väga hästi ja NBA-l aina paremini, siis pesapallil on seal teatud raskused, jäähokil on ka teatud raskused ja tavalisel jalgpallil, sokkeril läheb kogu aeg paremini, aga kaugeltki mitte veel piisavalt hästi. Et seal ikkagi omavaheline võitlus käib, et NFL ja NBA on eest ära ja siis tulevad teised. Kui natuke, miks nagu NHL veel hurjutamist väärib, on see, et kui võtame need samad teised profiliigad. NBA-s, kui sa imiteerid sõrmedega relva tähendab siis, ütleb midagi antisemiitlikku, käitud homofoobset, ütleb midagi. Automaatne karistus ja pole juttu ka. Aga kui teisel pool maakera toimub üks sõda, kus surevad 10 000 või 100 000 inimesed, siis see justkui on okei. Ja, aga seal on nüüd see erinevus on see, et vaata, et palju NBA-l on Venemaa või Valgevene mängijad, ma ei tea, kas hetkel üldse mõni ongi. Peas kohe ei tule. Just, aga NHL-i jaoks on selles mõttes olukord kriitiline, et seal mängib venelasi ikkagi mitukümmend. Ja mõtle, kui kõikide nende suhtel oleks pidanud hakkama rakendama mingisuguseid meetmeid või midagi nõudma, see oleks löönud riist välja väga paljude klubide või nende äriorganisatsioonide bilansid, kõikvõimalikud asjad, mida oli hoolikalt finantsistide poolt paika sätitud. Pluss, olgem ausad, iga organisatsioon töötab ikkagi nagu üldkogu põhimõtetega, et siis oleks klubid hakanud lamenti lööma ja pukis olev hokipealik oleks lihtsalt minema löödud. Just. Aga eks see siin on järjekordne näide sellest, et seotud pole mitte ainult kogu aeg sport ja poliitika, vaid ka äri ja sport ja poliitika. Tähtis teema. Ma olen kindel, et paljud pressisektori vaatajad ja kuulajad on piisavalt aktiivsed sotsiaalmeedias, et on tähele pannud seal erinevate Eesti sporditegelaste, tippsportlaste ja spordialaliitude kontosid, mis on täitunud fotodega, kus poseeritakse valge paberiga, millel on kirjutatud teemaviide, sõnal on jõud. Tegu on iga-aastasel valgekaardi päeval ehk 6. aprillil käivitatud kampaaniaga, mida veab Eesti Olümpiakomitee ja millega püüeldakse turvalisema spordikeskkonna nimel. Ja sel teemal nüüd siin pressisektori saates veidikene ka mõtiskleme. Need erinevad punktid, või põhipunktid, mida nad selle sõna on jõud kampaania raames üritavad siis toetada või propageerida, on siis toetame noorte spordirõõmu. 1. Peame lugu kohtunike ja treenerite tööst. 2. Me ei mängi mõisa peale. 3. Austame mängu, austame 11. 4. Kas me oleme kõigiga nendega nõus? Kui see kehtib laste spordi kohta, siis kahtlemata. Aga kui asi läheb üle saavutusspordiks, siis on olukord mõnevõrra teine. Ning küsimus ongi nüüd see, et ma arvan, see kriitiline koht võib tekkida seal, kui alaealised hakkavad tegelema saavutusspordiga ja enamasti saavutusspordi siht tuleb endale omaks võtta ikkagi enne täisealiseks saamist. Ja seal on see häda täpselt ka, et ma üldiselt olen sinuga nõus, et noorte spordi puhul kõik need 4 sammast kehtivad. Muidugi, Saavutusspordi puhul nüüd probleem on selles, et teatud aladele võib see saavutusspordi iga tulla väga vara. Ta tuleb ka osada palju varem kui teistel. Just. Kergejõustikus ma arvan, et pole midagi hullu, kui sa 14-aastaselt mõtled, et jookseks veel niisama. Iluuisutamisest on hiljaks jäänud. Sa peaks pidanud, ma ei tea, äkki 10-selt tegema selle otsuse, et minust nüüd ma hakkan jahtiva olümpiamedalit. Ja ma mõtlen nagu selles mõttes, et iga laps võib öelda, et ma tahan saada olümpiavõitjaks. Aga küsimus on, kas sa oled päriselt valmis selle nimel ka töötama, pingutama, sest et niisama diivanil lösutades asjad ikkagi suhu ei jookse. Ja, aga samas muidugi üldises plaanis on selge, et on ka rääkides Eesti spordis toimetavate inimestega, et see on olnud probleem, kuidas noortevõistlustel minnakse selgelt, kus tõesti mäng ei käi mõisa peale, sest lõpuks ei ole mingit vahet, kuidas selles U9 vanuseklassis see jalgpalli või korvpalli kohtumine lõpeb, et kas üks võidab 4 väravaga, teine kaotab 4, üks võidab 20 punktiga, teine kaotab 20 punktiga. Tõesti, see mäng ei käi mõisa peale, aga et sellistes kohtades on olnud ikkagi Eestis kahetsusväärselt palju näiteid, kus platsi kõrvalt on siis kas enamasti lapsevanemad, aga vahel ka treenerid läinud selgelt liiga ägedaks oma sõnavaliku, oma tegudega. On seal ka väga inetuid näiteid, on lihtsalt sellised, mis tekitavad ebamugavust. Ja selle kultuuri muidugi ruumi loomine, kehtestamine, et seda Eesti Olümpiakomitee teeb, see on muidugi hea. Ütleme siis selle
liiga äksi täis minemisega seal väljaku kõrval. Seda võib... See oli ilusti öeldud. Jah, et selle kohta võib ka öelda, et see on nagu vanakooli mentaliteet, kui nagu veel lihtsamalt, et toona käis asi nii, et mina ütlen, sina kargad ja mida kõvemini mina karjun, seda kõrgemale sina kargad. Aga ütleme, kuigi see pealtnäha tundub nagu ainuõige viis, et saada juurde olümpiavõitjad, siis tegelikult ju taandub küsimus sellele, et kas eesmärk on saada aktiivseid inimesi, sporti armastavaid inimesi, tervet ühiskonda ja ma ei tea tervet nagu ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt tervet või seda ühte olümpiamedalit. Ehk siis minu jaoks on küsimus väga lihtne, et mitte ükski olümpiamedal või MM-medal või EM-medal ei kaalu üle sel teekonnal või protsessi käigus katki läinud inimesi. Olgu neid 100, 50, 10 või isegi 1. Põhimõtteliselt õige. Aga reaalselt, tähendab, see on, kuidas ma ütlen, ideoloogiliselt on see õige, mis sa ütlesid. Aga kui me toome seda reaalellu ja reaalpoliitikasse, siis mul on tunne, et päris paljud asjaosalised ei soovi sellise ideoloogia järgi talitada, vaid on nõus tooma neid ohvreid, mida sa enne mainisid. No jah, siin ongi kokkuvõttes... Ja seal ei ole, need, kes on nõus neid ohvreid tooma, ei ole ainult tulemusi püüdvad treenerid ja lapsevanemad, kes on väga... Vaid ka noored ise. Ma arvan küll. Sest ma ei usu, et see oleks võimalik ilma ikkagi nende mingipoolse ka nõusolekuta, et see ära kutsutamine on vaja. Täiesti nõus, aga kokkuvõttes ongi see, et olukord peab olema selline, et kõik kaardid on laual ja kõik saavad aru, mida nad jahivad. Mitte see, et see on ühe osapoole poolt, vahet ei ole, kes osapool need on, nagu peale forseeritud teistele. Et kui me räägime läbi, et seda me jahime, selliseid asju on vaja teha ja ohukohad on ka sellised, et kui see kaardistus on ausalt tehtud ja tehakse valik üheskoos, laske käia. Aga selle valge kaardi kampaania puhul mul on väga tähtis minu meelest see, et saadaks aru, et see puudutab tõesti laste noortesporti, mitte täiskasvanud tippsporti. Ehk et kui lähete korvpalli või jalgpalli võistlusel, seal kohtuniku sõimamine on täiesti normaalne asi. See on ikkagi normaalne asi. Minu jaoks ei ole. No miks ei ole? Aga kui ta teeb oma tööd ebakompetentselt, siis tuleb teda sõimata. No kui ta teeb, aga kui ta ei tee, siis võid ka sõimata, et sa pole lihtsalt oma meeskonna, et sa pole rahul, et sinu meeskonna kasuks ei tehtud midagi, kui otsus ei pruukinud olla õige või vale. Meenutagem eelmise aasta novembris, kui mängis Eesti Poolaga. See oli see korvpallimäng, pean silmas, Saku Suurhallis, valus kaotus on ju, et veel ei saanud tol hetkel EM-piletit. Kõik olid jubed igedad kohtuniku peale. Oli vist keegi ukrainlane, kes vilistas. Järgmine päev Jarmo Jagamägi, hea kolleeg, meil tegi ju viimase veerandi 5 olulisemalt võtmehetke, käis läbi kohtunike poolt. 4 neist olid õiged, 5 oli selline, et vist eksis. Aga tol hetkel foon, mis oli nii koha peal Saku Suurhallis, Unibet Arenal, kui ka kommentaatorite poolt loodud foon, kes ju live pildis seda kõike näevad ja tekitavad selle kuvandi, oli pihuks ja põrmuks see mees. Ja, aga see on nüüd üks osa tippspordis osalemisest ka selle kohtuniku poolt, et see on see risk, mille ta võtab, et kui tal ei meeldi selline potentsiaalne kriitika, siis tuleb muu elukutse valida. Sellega ma olen nõus, aga kuhu mina tahtsin jõuda on see, et kui tehakse otsus, siis see ja sa pole sellega nõus, ei tähenda, sa võid valimatult hakata sõimama. No, valimatult jah mitte, aga valides jah. Valides kindlasti jah, et kohtunike kaitsmine täiskasvanute tippspordis on asi, millega minu meelest mindud liiale. Sellega ma olen ka nõus, jah. Ja teine asi, mis on tähtis, on see, et minu meelest on meeles pidada seda, et asjad on see, et ka noorte spordis ja tegelikult ka lastespordis, et ega trenn ei pea olema mugav. See, kui trenn oli raske ja laps on pärast seda väsinud, siis see ei tähenda, et midagi oleks tingimata valesti tehtud. Ei saa välistada, et midagi tehti valesti, aga trenn ei pea olema selline mugav, tore kogu aeg, algusest lõpuni. Et trenni üks osa on ka kaotus, mis teeb tuska, vajab äkki nutma. Sellebi tegelikult õpitakse. Ja teine asi on see, et treeneril on õigus jagada käsklusi ja ta ei pea igale poole sõna palun vahele panema, sellepärast, et kokkuleppe olukord on see, et trenni on tuldud, et õppida. Ei pea iga asja paluma, et palun sööda siseküljega kogu aeg. Võib öelda, et sööda kogu aeg siseküljega. Ja, aga kokkuvõttes mulle väga-väga meeldis, kui EOK president Kersti Kaljulaid käis televisioonis kogu seda asja nagu natukene selgitamas, siis vestledes see on Juhan Kilumetsa, kes on endine kergejõustiklane, mitmevõistleja, tõi ta siis hea näite, et Juhan, sina kui lähed teevast hüppama, sul on selja ajus kõik õiged liigutused, mis tõttu sa oskad teatud, isegi praegu, kui ta ei ole enam aktiivne sportlane, 3 meetrit üle hüpata, sest tal on õigel hetkel, õiges eas õpetatud õigeid asju. Käitumismustritega on täpselt samamoodi.
Need tuleb õpetada varases eas, sest kui sa täiskasvanule hakkad õpetama teivashüpet või siis käitumist, ega ta ei lähe sellest 2 meetrist üle. Ma olen selles mõttes nõus, et see Kersti Kaljulaid intervjuu, mis ta andis Juhan Kilumetsale ETV-s, oli oluliselt asjalikum ja korrektsem intervjuu kui see, mille ta andis Eesti Premium-liiga mängu Nõmme Kalju FC Flora vaheajal. Seda ma ei teagi. No see oli kallutatud intervjuu. Nädalavahetuse top. Ja nagu ikka, vaatame pressisektori saate lõpetuseks otsa eeloleval nädalavahetusel peetavatele tähtsamatele võistlustele. Alustame muidugi võrkpallist, kus juba täna õhtul on meeste finaalseeria teine kohtumine. Võru Parrus võõrustab Tartu Bigbanki, kes esimese mängu selgelt 3-0 võitis. Seeria 3. mäng pühapäeval Tartus. Mis ma pean ütlema? Kumb võidab? Ei no tegelikult, ütle, kas nädal lõpuks on 3-0 seis seerias või ei ole? Ma väga loodan, et ei ole. Aga sa kardad, et on? Ma kardan, et on. Laupäeval, Sinu ekspertiis, laupäeval kell 19 Sportland Arenal, igipõline vastasseis, Tallinna FCI Levadia, Tallinna FC Flora ja minu ainuke küsimus on see, et kas see on ikkagi sama igipõline või praegu need jõukausid ja vaekausid ei ole ikkagi nii võrdsed? No vaata praegu tabelis, nad on ikkagi mõlemad esikolmiku klubid. Flora on võitnud 4 mängu järjest, Levadia sel hooajal kõik 6 tükki võitnud, viimati nüüd nädala keskel Kuressaare, et lõpuminuti väravast jälle, et see on neil väga hästi käpas praegu Levadial, nad on sel hooajal kas 2 või 3 viimase minuti värava võitu juba võtnud, neist 6. Tähendab, aga minu jaoks on ikkagi see Levadia hooaja algus näidanud seda, et jah, neil on küll täis edu, aga nad ei tee nulli mänge liiga palju ja see on asi, mis annab, ma arvan, lootust kõigile teistele, et Levadia tegelikult ikkagi on löödav. Et kui võita kogu aeg niimoodi, et endale ei lase midagi, vaat see on see, mis tekitab vastases lootusetust. Aga Levadia seda nüüd niivõrd palju teha pole suutnud. Flora on end pärast hooaja keerulist algust üha paremini käima saanud, praegu on 18-aastase Maksim Kalibullini näol leitud väravamasin, võiduvärav Kaljule, võiduvärav Tammekale. Et tahaks loota, et tuleb selline Tallinna terbi vääriline andmine, aga Levadia on muidugi selle mängu soosik. Nii, korvpalli ka. Jah, see nutumaiguline mäng reede õhtul Nord spordihoones, Cramo Ogre. Natukene juba lahkasime. Kusjuures kiirelt peatudes, siis natuke ikkagi näitab ära minu meelest ka seda, kummal meeskonnal on rohkem sisu. Sest nagu me rääkisime, kaotus valmistab tuska, aga käib spordi juurde ja ka sellest tuleb osata üle saada. Nii on. Ning nädalavahetusel tasub jälgida ja vaadata ka Bratislava poole, kus toimuvad maadluse Euroopa meistrivõistlused. Reedel alustab Heiki Nabi, laupäeval Richard Karelson, kui emmal kummal on asja medalimatšidel, siis need peetakse mõlemal juhul päev hiljem, ehk et Nabi omad oleksid laupäeval ja Karelsonil pühapäeval. Loodame, et on asja. No kui Nabile siin nädal tagasi helistasin, siis tema ütles, et teatud tagasilöök on olnud, meenutagem, et härra, kas on juba 40 või väga lähedal sellele, aga vorm ja kõik asjad on väga-väga head ja asetuse mõttes on ta EM-il teine asetus, kui üldse tahta ja osata midagi maadlusest välja lugeda. Kes tahab maadluse EM-i ise isiklikult vaadata, siis selle jaoks tuleb minna Rahvusvahelise maadlusliidu United World Wrestling koduleheküljele, lunastada seal mingi umbes 7-eurone pääse, vist on terve EM-i jaoks ja siis on võimalik kõiki matše, mitte ainult eestlaste omi jälgida. Aga jälgida on võimalik ka pressisektori saadet. Tõsi, alles nädala pärast, sest tänaseks on meie saade läbi. See oli meie 25. saade. Saatejuhid olid Karl Juhkami ja Ott Järvela ning me oleme nädala pärast tagasi. Tšau! Saadet toetab Pahv. Pressisektor.